Saan aidata? Ei, ma pean siin kõik ise panema, nii nagu minu meelest on ilus. Lehes ka üks psühholoog kirjutas, et kui inimesele tema töökoht meeldib, siis talle meeldib tema töö ka. Väga huvitav, mis te räägite. Ma lähen nüüd kohe, ma kutsun. Ei, aeg on. Ma vaatan, teil on siin juba päris kodune. Jaa, on ja ma olen siia ikka üht-teist toonud ja minister ka lubab. Tere. Tere. See kõne lööge mul ümber ja kiiresti. Nii et oma ministriga olete te rahul? Jaa. Nii et igal õhtul hilja surib heidamune mu üha Eestimaa. Aga juba vara hommikul kosku jälle võimsad meie hüüe Eesti, Eesti, elasa. Noh, Mis asi see nüüd oli? Eesti? uus asi, noh. Te olete mulle 3 päeva rääkinud, et te teete hümni, te pole mitte midagi näinud. Kuidas siin midagi Teinud. See on, kuule, oleks seda eelmist kuulnud, kurat. See oli täielik rämps. Ei no sõnad olid seal ju täielik lamps. No sõnad on praegu tipp-topp. Ei no sõnad on enam-vähem, aga vaata, viis on ju praegu viimase peal. See on ju täiesti viimase peal hitt ju. Tahate mulle öelda, et praegu on Eestis üks minister, kes on täielik idioot. Ütle sina mulle oma kõrgkultuurist rikkumata kõrvaga. Mis asi see nüüd oli, mida sa kuulsid? Ei no, mingi edetabeli lugu ta muidugi ei ole, aga... Mida ma räägin teile? Siis hümn ei peagi olema mingisugune kurat hitt. Ta peab olema parem, kui oli eelmine hümn. Mis on? Riigikantselei vanem ootab. Kohe. Näete. Ja mida? Ma lähen ja ütlen nüüd talle. Ei no las ta kuulab ära, nüüd sul kohe selge. Sa nalja teete või? Sa tahate talle tõesti selle ette laulda ja öelda, see on Eesti uus hümn. Me ei pea ütlema talle, et see on uus hümn. Lihtsalt kuulab, no. Ta on mõistlik mees, ta saab kohe aru, et ega see ei ole mõni lihtne laulu. Ja ütleb kohe, see on kohe nagu täis hümn. Ta ütleb, kurat, inimene, mis te olete teinud. Väga maru, Noh, nii, mehed. Võtame algust. No nii. Au sulle Isamaa, vaba ja võimatu. Au sulle Põhjamaa, me sünnimaa. Karmide meeste kallis maa, kus õlu alati koosutab. Ma saan aru, et meie ajakirjandus hakkab teile vastu. Et ajalehed teid vaimses mõttes ei rahulda, aga kõik ministrid loevad hommikul ajalehte. Mul ei ole aega. Laske sekretär märgib teile ära huvitavamad artiklid. Teda huvitavad teised asjad. No olgu nii, teie ei ole lugenud, aga teised mehed. Meestel on vaja tööd teha. Marki intervjuu ei huvita mitte kedagi. Aga mis mina teha saan? Teha oleks pidanud enne. Mis kui ta selle intervjuu andis, ma rääkisin, pakkuge talle tegevust. No ma pakkusin, ta ütles mulle selle peale, et ta ei taha, ta käivitab oma projekti. Aga mis projekti seda ta ei öelnud? Ei. No ükskõik on inimesel projekt, las ta käivitab. Aga see, seoses siirdumisega ettevõtluse alale olen otsustanud loobuda oma saadiku kohas. Selle pärast tuleb ajalehti lugeda, et kohe tegutseda. No aga nüüd on juba hilja. Nüüd on muidugi hilja. Oi jumal. Aga milleks? Las ta loobub siis. Aga edasi. Mis edasi? Poliitik peab alati mõtlema, mis saab edasi. Aga edasi läheb nii. Koalitsioonid tekib mõra, Eesti stabiilsus kannatab, riigi usaldusväärsus kahaneb, välisinvesteeringud vähenevad, majanduskasv aeglustub, inimeste elujärg käib alla, rahvas tuleb tänavale, vaenlane ärkab üles. Ühesõnaga, Eesti iseseisvus muutub küsitavaks. Kui Marki hakkab ettevõtjaks? No jaa. Siin maailmas on kõik seotud. Mõni riik hakkab alla käima ja kogu maailma poliitikud ja professorid arutavad, mis võis olla põhjuseks. Aga põhjus võib olla esimesel pilgul täiesti tühine. Jah.
ja mul on teile ka üks väikene tühine ettepanek. See on ikka väga halb asi. Me ei tahaks, et te tuleks nüüd korraks kuulama. Otsige tõrs, vaadake, millega ta tegeleb. Ja pange talle aru pähe. Meie mehed on teinud ühe laulu. Laulu. 3, 4. Au sulle Isamaa, vaba ja võitmatu. Au sulle Põhjamaa, me sünnimaa, karmide meeste kallis maa, kus õlu alati koosutab, kus mats alati on tubli mees, kus alati olen mina lustilik, ühesõnaga, kus alati käsi käib hästi. Kord käe ulatas noor paadimees, teinekord hämarid koigule ulatab käe, nüüd koputab käsi juba Euroopa uksele ja kui nad küsivad, kes see on, me vastame, see on see maa, mis Peipsi rannal käib Läänemere kaldale. Sellist maad maailmas teist ei leidu, nii hea on olla siin, nii hea on olla siin. Siin saab juba kõike, siin saab süüa, siin saab juua, siin saab vändra polkat tihti lüüa. Ainus asi, mida me ei saa ja me ei taha tiiblat teenida, me tahame raha teenida ja otse vaarisa moodi, vara töö hilja voodi, nii et igal õhtul hilja suur hüppe heidan unele. Mu püha Eestimaa, aga juba vara hommikul kostku jälle võimsalt meie hüüe. Eesti, Eesti, ela sa. Vaat, selline laul on meil poistel. Aitäh, mehed. Võib-olla ma olen muusikas rumal, aga kui ma kuulasin, siis mul käis üks imelik mõte peast läbi. Ei, mis mõte? Ei, see oli kindlasti rumal mõte. Ei olnud rumal mõte. Öelge. Öelge palun vähemalt, kas te tundsite ka selle laulu ajal midagi? Vaadake, teie olete riigi teenistuses alles lühikest aega. Aga minule on see olnud terve elu ja alati, ükskõik mis riik meil parasti on olnud, alati mul on selle kõrval olnud unistus ideaalsest riigist. Ja muidugi meie oludes ideaalsest. Ja praegu mulle tundub, et ma tahaksin elada riigis, millel on niisugune No võtame lõpu veel. Selle. Lõpu veel. Nii et igal õhtul hilja suur hüppe heidan unele. Mu püha Eestimaa, aga juba vara hommikul kostab jälle võimsalt meie hüüe. Eesti, Eesti, ela sa. Kuule, sa liiga palju usaldad teda.
ta on vana riigimees. Liiga palju lased tal otsustada. Otsustan mina, aga on hea, kui ta meile natukene nõu annab, teeme vähem vigu. Vigu. Ja. Kus mu kõne on? Oi, jah, ma kohe toon. Väga hea. Ja liiga tihti käib ta viimasel ajal siin, sa ei ole aru saanud, miks? Aga miks? Oled sa näinud, mis näoga ta Liisit vaatab? Rajamaa. Kuule, ma ju tean, mida niisugune pilk tähendab, sellepärast, et ma kuni viimase ajani ise ainult niimoodi naisi vaatasingi. Kas siis Liisi ka seda kuidagi vaatab või? No sa küsid tema käest. Head juhti ei huvita mitte ainult see, kuidas nende alluvatel töö läheb, vaid ka see, kuidas neil muidu läheb. Ja. Palun, Ahahaa. siin on mustand. Ja. Tänan. No teine asi hoopis. Oma kraaki all, kui ma ei oleks üldse lugeda näinud. Sa ei kavatse enda kõnet ometi maha lugeda? No ikka. Pealinn peab maavanematega rääkima, mitte neile sõnu peale lugema. Sina räägid, no tervitad neid alguses ministeeriumi ja valitsuse poolt ja mina ei ole kõnemees, ma loen oma kõne maha. Siis sa pead lugema nii, et nad ei märkaks. Selge. Hea küll, ma olen harjutan natuke. Marstal tahab, et kõik oleks nii pidulik. Meil ei ole kunagi nii palju külalisi olnud niisugust üritust. Tegelikult ma väga kardan. Ja. Ja kuidas siis muidu läheb? Tänan küsimast hästi. Ja mis läheb hästi? Kõik. Kõik? Jah. Ahah. Või kas on midagi valesti? Ei. Töötage. Jah. Jah. Ma ei jõua enam ja nad vaidlevad seal hommikuni. Ma lähen minema. Ootame ära, vaatame, mis näoga ta sealt välja tuleb. Ma tulin sealt sees, see on hullumaja, mis seal sees toimub. Kuule, ma lähen kodu ära. Mine. Oota. Kirjutage nii. Maavanemate läbirääkimised on olnud väga rasked. Sest ausamas Eesti naisele idee on olnud hiilgav ja ükski maakond ei taha sellest loobuda. Ministeeriumi 2000 avalike suhete vanem konsultant Monseigneur avaldas lootust, et kokkuleppele jõutakse vististi juba täna. Punkt. See on ministeeriumi ametlik teade ja ärge hakake seda oma sõnadega ringi kirjutama. Te muud ei tee, kui sodite ja kärbite ainult. Ma teatan teile, kui on mingit uudist. Nagu kullid kallal, kui midagi on. No, nad ei saagi kokkuleppele jõuda, neid on nii palju. Kuule, magister, ütle mulle, mitu maakonda meil on? Ei tule meelde. Kuule, ma vaatan, sul on juba mitmes kord see, kus ei tule meelde. On siis? Jah. Mitmes kord on juba, kus ei tule Kuule, meelde. ega see sul avariist ei ole? Ma ei tea, milles see on. Tead, ma sellepärast küsin, kui see on sinul avariist, siis ma tunnen ennast kuidagi nagu puudutatuna. Mulle ei meeldiks see. Ja. Kuule, ma arvan, et see on ministeeriumi tööst, seal on nii palju rutiini ja rituaali. See mõjub loovale vaimule rusuvalt, ma ise ka vahel tunnen. Ütle, mis sai, mis juhtus? Kes sai? 6 tundi, jah. Noh, mis otsustati? Ei, no. See oli ikka täielik madisepäeva madin küll. No alguses ju iga maakond tahtis ausammast endale saada, no aga siis osad leppisid kokku, et ei, Lõuna-Eestis käia, et seal on liiga pikk maa. No siis jäid saared juba nõusse, et hea küll, teeme kuskile Kesk-Eestisse.
aga selle peale ütlesid Viru ja Harju, et sellise ülekohtuga nende Kaitseliit ei lepi mitte iialgi. Ja selle peale ütlesid Lõuna-Eesti mehed, et kui asi nii, siis nemad kutsuvad endale Pihkva ja Novgorodi drusiina appi. No ja siis? No siis sai mul ka, et ma saatsin nad kõik laiali. Ja kes siis sai? Kes siis sai? No Tallinna teeme ausamba, no. On see otsustatud? Muidugi, no ega me sõda ei taha. jah, ja kuhu Tallinnasse? No seda on aega mõelda nüüd. Mõelda on vaja ja konkurss on vaja korraldada. Kas konkurss või Või teine võimalus on see, et ma teen ise. sa oled hull või sa hakkad siis skulptuuri tegema? No konkursist ma võtan osa igal juhul. No aga siis tuleb nii välja, et ministeerium ise endalt tellib. No kuule, mis te nalja teete, mehed? Sa ei oska ju. Mina ei oska. No sa ütlesid, et Monsi ja Maestet ei oska hümni ka teha, aga vaata, kui ilus tuli välja. Tuli küll ilus hümn. Ja minu ausammas tuleb veel ilusam. Ei. Mis ei? Ei. No selles ei ole ju midagi erilist. Te olete lihtsalt ühe koha peale, mina voolin teie järgi ühe kuju. Ei. Saate aru, minusugune mees ei saa mälu järgi teha. Mul ujuks seal igasuguseid kujusid pinnale. Saate aru, no te ei tarvitse mitte midagi. Ma tahan, et mul oleks üks konkreetne vorm pidevalt silme ees. Ei. Sellest võib tulla väga ilus kuju. No hea küll, ma ei küsi teilt enam midagi, mis teie mälu vaeva. Puhake. Ma ei saa, mul pole aega. Kosuge. Jah, üks küsimus siiski. Ja, kui ma suudan vastata. Öelge mulle, mis te oma sekretärist arvate? Sellest, mis... Liisist. Jah, muidugi Liisist. Ta on üldiselt tubli. Jah. Ma arvan, et ta on teie jaoks natuke liiga noor. Olete väsinud? Ei ole. Ainult põlved väsivad ära. Teeme tund aega veel, siis puhkame, eks ole? Aga miks ma pean põlvili olema? Ärge küsige seda. No öelge. Kunstis peab olema saladus. Nii et ei tea ise ka. Kuulge, ma võin panna teid ükskõik kuidas. Ma võin teid ratsahobuse selga ka panna. Kunstnik võib kõike. Aga niiviisi väljendate te minu ideed kõige paremini. Mis ideed? Kui te ütleksite, siis ma oskaksin paremini olla ka. Sellega ma väljendan põlvetamine. See väljendab minu tänu. See väljendab minu tänu kõigile naistele selle eest, mis nad on mulle andnud. Aga kui teie tänate, miks siis naine on põlvili? Soo. Eks ole, siin on midagi nagu viltu. Jah. No puhkame siis natuke. Ja. Ega see põlvitamine, see ei väsitagi nii, aga see, et te mind kogu aeg vaatate, see mõjub kõige rohkem. Ja ärge häbenege midagi, mina vaatan teid kunstniku pilguga. Nii et see on siis tõsi või? Mis asi? No see, mida kõik räägivad. See, et naised mind enam ei huvita? Jah. Nii et teie häbenege siis, kui üks teine mees teid vaatab. Ma ei saa aru. Üks mees, kellel minu teada meie ministeeriumisse nii palju asja ei ole, kui ta siin käib. Hea küll, proovime uuesti. Tõuske püsti. Tõuske püsti, jaa. Sirutage käed üles päikese poole. Käed üles. Hea. Et niimoodi ühelt poolt päike nagu kõige elava ema ja teiselt poolt naine nagu
ka midagi sinna kanti. Väga hea, jääge nii, väga hea, väga hea. Midagi originaalset. Kas töö teeb liiga? Ei. Lihtsalt mõnikord Marssal annab mulle lihtsalt natukene rasket töid. Ma tulin ütlema seda, et me ei ole alati hästi läbi saanud. Ei ole olnud mingeid pahandusi ega arusaamatusi. Mis arusaamatusi saab minult teiega olla? Meie vahekord olnud alati korrektne, eks ole. Mu jumal, millest te räägite? Ma räägin sellest, et ma olen teil juba tükk aega silma peal hoidnud. Jah, ma tean. Ja teate? Palun, ärge öelge enam ühtegi sõna. Lubage, ma siiski räägin. Te võib-olla olete märganud, et ma ei tee iialgi läbi mõtlemata otsuseid. Ja sellepärast ma tulingi alles täna, aga selle eest on mu otsus ka kindel. Ühesõnaga, mina olen oma valiku teinud. Te räägite nii ilusaid sõnu. Ma ei tea, kas ma veel usun oma õnne. Mis õnn see nii väga? Sellepärast, et üks kord ammu. Ma ei tea, kas ma tohin teile seda rääkida. Rääkige. Kõik, mis puudutab teid, on mulle praegu tähtis. Jah, üks kord ammu maahärra rääkis mulle samasuguseid ilusaid sõnu. No tõesti ainult sõnu. Ja ma uskusin neid sõnu. Aga pärast tuli välja, et maahärra kutsus mind ainult sigu talitama. Ei, ma tean muidugi, teie olete hoopis teissugune mees. Ma tõesti ei kutsu teid sigu talitama. Muidugi. Jah. Ma olen nõus. Nii et te siis tulete mulle sekretäriks. Jaa. Sekretäriks. Jah, Riigikantseleisse. Pane siia oma ausammas, kuule. Kuhu siin on üks juba. Sõida sinna, kus ei ole ühtegi. No neid kohti on kuradi vähe ju, noh. Näe, kurat, ilus maja, kurat. Pane siia ette oma kuju, kuule. Sa tead, mis maja see on? See on Naisuurimise instituut. See, mis me välja sõime. Jaa, see maja anti nüüd neile, aga see ei ole mitte peahoone, see on üks mingi kõrval väike filiaal. Vaatame edasi. Kuule, näe. Kuule, linnast me ei leia mitte midagi. Sõida kuhugi linnast välja, sõida kaugel. Näe. Kuule, sa oma kujule ei pannud tiibu külge. Pane tiivad külge, on palju popid. Kuule, mees. Teeme nii, et sina kunstist ei räägi. Pane tiivad külge, noh. Teeme nii, et sina kunstist tead mees ei räägi, jah? No võt, näe, siin on meestele ausammas, aga naistele, ei ole niisugust kohta, noh. Ei ole. Kuule, mis me teeme, siis sõidame tagasi või? Ei, tagasi. Sõidame edasi, vaatame veel. Teile võib tunduda minu ettepanek ootamatu. Te ei tunne mind, ei tea, mis mees ma olen. Aga ma võin teile öelda, et juhtimiskogemus on mul kõva. Ma olen juhtinud ka suuri kollektiive. Mul on kõrgemal pool tutvusi ja sidemaid ja nii ette. Kurat, miks te minu poole just pöördusite? Mul just teid soovitati. Kes see soovitas? Teie ringkonna inimesed. Ma olen paljudega rääkinud ja kõik ütlesid, et teie olete just niisugune vana koolimees. Just. Niisugust vana kooli täpsust mul ongi tarvis. Mis kuradi vana kooli?
norm. Euroopa norm. Aga teil on ka Euroopa norm. Sa aru? Enne võis ikka see sentimeeter siia sinna panna. Kirst mahtus ikka ära. Nüüd kurat on norm. See ministeerium 2000 on ikka kuradi ministeerium. Sealt tuleb iga nädal üks paber kaela. Seda ministeeriumi ma tunnen ka läbi ja lõhki. Nii et, kuidas siis on? Teeme ära. Kurat, tule homme. Mul homme vaba päev, siis räägin. No ma ei tea, paneks siia kuhugi või? Ei no kuule, see on ikka... Mis ta on? See on ikka liiga linnast väljas, kurat. Kui ma tahan, tead, tuua, tead, lilli midagi või pea langetada Eesti naise kuju ees, kurat, see on ikka liiga kaugel minu. See ei ole hea koht. Vaata, siin on... Markii, kurat! Tere, Markii! Tere. Hei, Markii! Oh!